mehaanilise kirjelduse aluseks võetakse eraldiseisvate tukkmasside asemel üksainus olekufunktsioon, mis kirjeldabki siis aine ja energia liikumist ruumis ning muutumist ajas. Ja selle aluseks ongi meil siis Schrödingeri võrrand, nagu me rääkisime eelmisel loengul. Kas teil on meeles ikka, millega me tähistasime psiiga? Näiteks see laine funktsioon punktis R ajahetkel T, see on siis potentsiaalne energia, Plancki faktor, nagu siin näha, ja tagurpidi kolmnurk oli siis Laplace'i operaator, mis siis kolmes ruumis oleks välja kirjutatud järgnev, kus siis X, Y ja Z tähistavad siis ruumi koordinaate. Ja selline kvantinterferents siis on igasuguste osakeste puhul täiesti tavaline ning igaüks võib seda kodus valmis vaadata. Aga vaatame nüüd lihtsamalt kahest ühesugusest osakesest koosnevat lainefunktsiooni X1, X2. Kus X1 ja X2 tähistavad siis osakese argumente, näiteks nende koordinaate. Aga aja määramatuse tõttu, kui on lainefunktsioon X2, X1, kus osakesed on siis omavahel ümber vahetatud, füüsikaliselt täiesti ekvivalentne olekule psi X2. Ja nagu öeldudki, siis on kvantfüüsika üsna ebatavaline, kuna ta võtab kõik ühtviisi kokku. Ja kvantfüüsika What's the purpose of the night? Percent of body energy, if it ain't producing project, I think junkies are flattering energy. We are governed by emotion, all the toxins in our mind. We are governed by a paradigm and the air they leave behind. Nüüd aga ühe lihtsa, et tuleb üks väga vajaliku valemi, mis on tuntud Yukawa valemina. Olgu jõudosakeste vahel on raadiusega R. T korda delta E määramatuse seosest. Teades aga, et delta T korda delta E saame juba veidi lihtsama M võrdub R jagatud C-ga. Ja nii nimetatud loomulikes ühikutes, kus C on võrdne Plancki faktoriga, mis on siis sel hetkel 1, muutub valem juba õige lihtsaks. R võrdub. On vaja vaid teada, et 1 gigavolt, mis on siis meie energiaühikuks, on 2 korda 10 astmes miinus 14 Cn. Ja jätame siis selle numbri tingimata meelde. Aga Kelman-Mishima skeemist rääkides peaks mainima, et baronid ja mesonid jagavad ühtviisi isa multiplektidesse 2 + 1 + 3 + 2. Ja siis ma pean ära minema, sest mul on täna pime kohting.
millele kõigest on erinev isospin ja veidrus S. Isospini komponent, veidrus S. Ma ei ole ammu ühegi mehega üldse kohtunud, seal on kõigil on 2i+1 väärtus. Isospin on spin-tüüpi suurus, kuid see ei esinda kolme ruumi, vaid ainult sisemise laenguruumi pöördeid. Kuna mul ei ole nendega väga hästi läinud ja ma leidsin ka endale teise hobi. See seob elektrilaengu kvantarvu Q temast eespool olevate väärtustega. Alguses ma käisin saksa keeles, kuid mul on veidi halb mälu, ja siis ma käisin Mali trennis ning seega hakkasin mina kunstfüüsika professoriks. Elementaarlaengu väärtus ise on siis positiivse elementaarlaengu ja elementaararvu, kvantarvu Q siis, vabandust, korrutis. Siiski ma püüan käia erinevatel kunstiüritustel, ma püüan nautida kunsti võimalikult palju. Näiteks mul on pilet maailmaturnee raames toimuvale Riverdance'i kontsertetendusele Lord of the Dance. Kuna mul on selline tunne, et tuleva aasta sündmuste valguses nii-öelda või ilmaduses ei jää nendest kunstnikest ja nii-öelda loomerahvast ehk suurt midagi järgi. Enne kõike võetakse ju sinna laevale arvatavasti ikkagi inimesed, kellest on uued tsivilisatsiooni ehitamisel mingit moodi abi, näiteks insenere, professoreid, arste, et nii-öelda kõik vahendaja tüüpi, reklaamiagendid, maaklerid, näitlejad, need jäävad arvatavasti punkritest või siis maalaevast igal juhul maha. Seega ma siis käin ka näitustel üsna tihti. Tšernikovi detektoris registreeritud fotokordistid. Muidu olen ametilt raamatupidaja, kuid see on veidi üksildane töö erinevalt sellest siin praegu. Ja niinimetatud neutriinode püüdmiseks on ette nähtud siis sellised suured vedelikuga täidetud mahutid. Ja seetõttu mulle meeldivad ka need viljaringid, mis ongi siis märk sellest, et me tegelikult ei ole kunagi üksi, vähemalt selle universumis mitte lahustamisel tekkinud elektronide, piionide jäljed fotoemulsioonis, kuna ma tõesti pean ära minema veidi varem. Kord siis jätkan, aga eks ma räägin ka, kuidas meil siis läks. Nägin täna öösel ka unenägu, väga kummalist unenägu, siis võib-olla sellest sama kohtinguga seoses olin selle samas kohvikus ja minu vastu oli see väga kena inimene, aga minul on hoopis selline panda moodi pea ka sarvedega. Ja ongi väga piinlik selles suhtes, et sa ei saagi midagi teha, ei tule sõnagi suust välja ja praegu on justkui kõik hästi normaalne. No tegelikult võib öelda, et läks üsna hästi. Lihtsalt vahel tuleb selline tunne, nagu juhtus siis ka nii-öelda, et mul
tunnen, et ma olen kuude paks. Ja ma tegelikult tegelen selle probleemiga, ma hakkasin just hiljuti joogas käima. Ei hinda, aga ta ei pea väga oluliseks seda välimist ilu. Kuigi ma olen mõelnud, et kui ma oleksin, mul oleksid sellised puusad, võib-olla mul oleks rohkem lööki nii-öelda laiema publikus. Kuigi tegelikult ma olen mõelnud, milline minu tulevane võiks välja näha. Mul on midagi... Mulle väga meeldib, kui on midagi näha, midagi orientaalset või mingit sorti omapära. Ja ka jah, siis kuntsid mulle ka on millegi pärast väga sümpaatsed. Aga jah, üldiselt ma... jah, mul on sõber kunstnik, ta on rohkem nagu reklaamikunstnik, ta on võimeline kõik maha müüma ise ma olen ufoloog, need jooned seal, mis on tugevad nende keha juures, need on niisugused energiast koosnevad olendid või asiaate väga lihtne joonistada. Aga see on nagu ehitaja? Nojah, põhimõtteliselt sa ehitad nagu uue isendiga, nad seda natukene ka juurde panema näiteks või hallismanoidid on väga ägedad, need on setare tikulased ja neid on väga mõnus joonistada suurte silmadega. Need on klassikalised, mind väga huvitab, mis humanoidid käivad just siin maa peal meid röövimas. Mind väga huvitab see, näiteks 5. oktoobril 1965 oli üks väga huvitav röövimine. Selline mees juba Antonio Villas Toas rööviti oma enda põllu pealt ja siis viidi nagu laeva, eks ole, seal määriti rohelise sellise keeli ainega kokku ja siis jäeti ta pooleks tunniks üksinda sinna istuma, kuni siis noidiga, kellega ta siis see nagu lapsi sai või noh, selles mõttes vist ei saanud ja pole seda poega siiamaani näinud, aga igal juhul näiteks Itaalias toimus ei kuule. No igast tema kehast tehti noid
igal juhul ja see on väga huvitav fakt, sellepärast et just teie meenutate natukene, teie natuke meenutate seda Giovannat, kes just sünnitab selle lapse. Väga huvitav, eks ole. Kas ta Ameerikaga viitis? Igal juhul see videoringid meeldivad. On, eks ole, videoringid, kuidas videoringid meeldivad täitsa, eks ole. Näiteks minule meeldib väga videoringid, mis ilmus Eestpoli põllule 2009. aastal, ma ei tea, kas te teate, ta nimi on Phoenix, eks ole. Phoenix on selline lind, tuhast tõusvad lind, eks ole, mis tähendab taas sündi. Teil on väga igal need silmad siin päristab seda kaardi. Väga huvitav, aga näitan sulle, et need alumised jooned on minu partner teinud ja mina kujundasin siis need ülemised ringid ise. Ja tegime sellist uurimistööd ja võtsime füüsikaõpikud kaasa. Ei, ja siis tegime suvalises leheküljes lahti ja siis vaatasime, et oli vist prootoni ja dünaamika või kohvi, protein, midagi taolist. Juhtus olema kaasas oma agregaat, ma olen aastatega välja töötanud seda. Selline mõnus saab kaasas kanda ja nii, ja mis teadlast tahaksid sisestada? Tahad šampust? Väga hea, see on väga lihtne, anna see teine. Nii, alustame pudeli põhjast. Tehnoloogia on väga lihtne, lihtsalt pressid need viljakõrred vastu maha. Pressid õrnad, nii, väga hea. Ja kuna tegemist on gaasilise joogiga, teeme paar mulli. Teeme 3, nii, 1, et 3 on selline mõnus hea number nagu. Ja limonaadi ei taha ju, oli, tahad alkohoolset jooki. Teeme siis siia sama ühe diagonaali. See sümboliseerib alkoholisisaldust joogi sees. Ole hästi praktiline. Nii, suurepärane. Sul on tõesti annad. Selline töötab kokku hingelist rahuldust. Ja nüüd, kas me võime nüüd seksida? Ma lihtsalt praegu ei saa, sest et mu kubeme piirkond on üles paistetanud viimasest. Sellest, ja no lihtsalt mul ei ole võimalik praegu, mitte millekski. Aga ei ole midagi, sest et võtame poosid läbi.
värvis? Te käite tihti pimekohtingutel. Ma ise väga palju ei käi, ma viimati käisin umbes paar aastat tagasi ja siis ma kohtusin ühe naisega, kes oli nagu, ta oli nagu 2 ühes, no ma ei tea, nagu Head and Shoulders. Aga üle pika aja, et teie mul esimene, te tundusite kohe õige olevat. Selle video pealt oli kohe näha, et teil olid väga ilusad silmad ja see kirjeldus, see tants seal videos oli lihtsalt suurepärane, mulle väga meeldis see kõik ja te tundusite kohe õige olevat. Aga расходилось свидание, но таких обстоятельств еще не складывалось. Kuidas? Понимаете, вы можете как-то быстрее понять, потому что у меня совсем не может. Kuidas? Ma vist saan aru, mida te mõtlete. See on teie. Талант просто, чтобы в руке особенно. Ja nagu eelmises loengus siis lubatud sai, peatume täna lühidalt viljariikide teemal. Ja esimene formatsioon ongi meil siis ekraanil. Tegemist on siis Maiade tuntud superliga elupuu. Mis siis näitab täpselt ära, kuidas me oleme omavahel seotud. Ja selle kohta on siis öelnud tuntud füüsik. Igal juhul ta on öelnud, et see meenutab talle 13. sajandi renessansskunsti. Ma lasen selle 3. formatsiooni vahel ja koristan veidi oma tubast. Tõesti, siin on korras, et juhul kui keegi külastab meie planeeti ja jääks sellest hea mulje. Nüüd puusast tõukame üles, jah, väga hea. Niimoodi, jah, nii, ma võtame selle nüüd ära. Tõstke oma peakene üles, väga hea. Ja nüüd võtame selle siit jalgade juurest ära aitab küll, sest muidugi jalad peavad ka trenni saama. Te tunnete, kuidas see samune Ab Rocket teeb teie taolise istesse tõusmise lihtsaks, mugavaks ja efektiivseks kõhulihaste treeninguks. Just nimelt liigutud oma kaela, tunnete kuidas teie revolutsiooniline trenaažöör ja tema rullivad padjad toetavad teie pead ja kaela ja samal ajal teevad leevendavat massaaži. Proovi ise ka, väga õpsti. Pikali, väga hästi. Ja nüüd tõstame selle teile pea alla. Ja mõistab, sellepärast, et Ab Rocketi takistussüsteem aitab teil palju kergemini tagasi istesse tõusta. Ja võt, ja nüüd ma esiteks teile järgmist sellist masinat nagu Ab Rocket. Ja nagu te näete, see samune H2OX5 automob, see ei ima ainult põrandat, vaid imab ka kangast, imab teie lapsed puhtaks ja loomulikult teeb ka teie südametunnistusega puhtad tööd. Ja nüüd ma näiteks teile H2OX5 automobi, mis on kerge rohelist värvi ja 5 erineva funktsiooniga. Ja mahtusimegi ära, on musta värvi, nagu te näete, stiilne ja te ei pea muuta mitte midagi tegema. Kohvilauana ja nüüd ma esitaks teile sellist suurepärast mööblist nagu Spacebar ruumis hästi Ottoman. Kui ma hakkaks kohe praegu teile reklaami näitama, mul tekkis mõte. Ma püüan leida selliseid nagu ebatavalisi kohti, kus kohas reklaami näidata. Ma olen ka kunstnik, reklaamikunstnik. Kunst meeldib mulle käia. Vahel käin näitustel. 0,2% minu küsitlusele vastanutest ütlesid, et nad on erapooletud. 9% minu küsitlusele vastanutest ütlesid, et nemad on nõus. 12% minu küsitlusele vastanutest ütlesid, et 2012 saab Eesti ka endale mustanahalise presidendi. See on võimatu, sellepärast, et 82% minu küsitlusele vastanutest ütlesid, et
et siis ei juhtu mitte midagi. Alustamegi nagu selle küsitluse vastavalt asutuse ootustele. No ütleme, et üks asutus on teeninud minult küsitluse ja tal on teatavad ootused vastuste suhtes. Esimest korda kuulen seda sõna, mis see täpselt tähendab? Influaatorina. Meedias oleme tegevad. Death. Hallo, Blixa. Hallo. Hallo? Hallo. Hast du eine Socke gesehen? Meine Socke, schwarz. Ah, Socke. Ich habe meine Socke verloren. Nein. Nein. Das war eine sehr schöne Socke. Schöne, aber vielleicht. Ah, Ja. sehr gut. Ja. Weißt du, du bist sehr schön. Socke. Aber du auch stinkst. Blixa. Ah, Blixa? Was ist das? Scheiße, das ist meine Socke. Das ist schöne, große Socke. Ja, ich weiß. Sehr schön, schwarz. Fertig. Aber tanzen mir bitte ein Walz. Oh. As the dragon's tail goes sweeping by.
Blixa, do you like this picture? Death. Blixa, sulle see, you like this post? You like? You like postmodernata? You like? Mulle ta küll kusti jäänud, sulle see installatsioon need oled õige kusti olnud. Sulle vetti tuli siia, tule siia, kui sa läksid, Liisa, kui sa läksid, tule tagasi siia, Liisa. pidin sinnapoole maanduma. Läksin eile tööle, kell 9 paiku. Töötan üsna kesklinna lähedal tegelikult,
aga siis ma mõtlesin järsku, et see läks hoopis lähima vulkaani juurde. Kui ma seal vulkaani juures olin, mõtlesin, issand jumal, miks ma siin olen, mul on tegelikult päris palju tööd teha, et kas ma nägin hästi eredat valgust enda suunas tulemas. Mõtlesin, et nüüd ta kaob ära ja tuleb ja see on ufo ja ta läheb ära ja kõik. Aga ei, ta laskus järjest lähemale. Uks tuli lahti ja siis tuli välja väikene mees. Siis ta oli pikk lugu lühidalt, ma rääkisin mulle täiesti imelisi asju. Näiteks, et kogu meie eluplaneedil on loodud DNA manipulatsiooni kaudu ja kõik me oleme selle manipulatsiooni tulemus. Ja mul kõrsti siis anti see missioon, et seda sõnumit edastada ja lisaks veel on vaja luua nendele kohalik saatkond. Ja kohe on juba erandlikult meie logo ja sõnum on edastatud. Aitäh teile! Nägemist! On eri kood on unikaalne. Ja see unikaalne geenikood põhjustab unikaalse vibratsiooni. Seda võib teha aastas 4 korda. 6. augustis. Kas on küsimusi? Palun korrake, ma ei kuulnud.